Euroopa Liidu sünnipäeva tähistamiseks korraldavad Eesti Maanteemuuseum ja Europe Direct Põlvamaa teabekeskus 6. mail Varbusel tasuta perepäeva, millega ühtlasi juhatatakse sisse ka muuseumi suvehooaeg. Päevakorras on kõik see, mis puudutab Euroopat, et me oleme selleks päeva sõnumiks võtnudki selle, et kõik teed võivad ju küll viia Rooma, aga nad algavad just siit Maanteemuuseumist, kohast, kus tee elab. Ja tegelikult see ei ole üldse mitte sõnakõlks, et Euroopa on meil nii lähedal, et me tõesti vaatasime, et hea tahtmise juures, kui lõuna ajal minema hakata, võibki õhtuks sõna otseses mõttes Roomas väljas olla, et see ei olegi terve päeva töö sinna saada. Ja kõik need teemad lähtuvad siis ka sellest, et meie liikluslinnas on 3 erinevat riiki esindatud, et erinevatel tundidel saab seal proovida kätt nii Hollandi liikluses, kui Prantsuse liikluses, mida peetakse siis liikluskultuuri poolest üheks viisakamaks Euroopa liikluseks, aga ka näiteks Inglise liiklust saab proovida, et kuidas see siis asi on, kui liiklus toimub vastupidi. Meil tulevad külalised, meile tulevad külla 4x4 saate meeskond, kes siis räägib oma automatkamise kogemusest ja jälle julgustab inimesi rohkem võtma ette reise ka autoga. Räägib oma põnevatest seiklustest. Lastekorrusel saab kuulda erinevaid Euroopa muinasjutte, mida tuleb lugema siis Ingalunge ja ka Võru instituudi poolt tullakse lugema. Ja sellised väikesed sutsakad ka, et saab reisida lauluga läbi Euroopa, ehk siis selline lõbus koguperemäng, kus siis saab pere kaasa võtta ja vaadata, kui hästi neid lugusid tuntakse, mis Euroopast, Euroopa linnadest või Euroopa riikidest räägivad. Kuigi Euroopa Liidu sünnipäeva peetakse 9. mail, nihutati Eestis sellele pühendatud sündmused 3 päeva varasemaks, et inimesed saaks laupäeval külastada neid kohti ja asutusi, mis Euroopa Liidu toetusel on valminud. Kogu Eestis toimub Euroopa päeva üritused igas maakonnas, keskne üritus toimub Tallinnas Vabaduse väljakul ja igast maakonnast toimub see siis ühes objektis, mida Euroopa Liit on aja jooksul erinevat viisi toetanud, et Maanteemuuseum on saanud toetuse siin vabaõhukeskkonna teeaeg rajamiseks, näituste korraldamiseks ja nüüd siis ka liiklushariduskeskuse loomiseks. Ja koostöös siis Europe Direct Põlvamaa teabekeskusega oleme siin pannud kokku programmi ja rõhuastus on, et see on tasuta ja kogu perepäev ja saab tutvuda siis Maanteemuuseumiga laiemalt. Mida eelolev suvehooaeg üldse Maanteemuuseumis pakub? Eelolev suvehooaeg pakub kindlasti palju uut ja põnevat, et meil suur aur läheb küll valmistumiseks juba järgmiseks aastaks, kui me tahame avada uue masinahalli, mis saab siis samuti Euroopa Liidu toel ja toetusel loodetavasti uue kuue ja täiesti uue näo. Aga sellel suvel me pakume oma vabaõhukeskkonda teeaeg, kus on mitmed uued atraktsioonid, et pärast pikki aastaid üritamist oleme käima saanud näiteks gaseeritud vee automaadi, et kõik saavad sellist ehedat nostalgiatunnet, kui saavad sealt masinast endale siis vett lasta ja üldse ei pea sellest 3 kopikatki maksma. Ja mitmeid selliseid suveüritusi, et olulisemad on ikka muuseumi sünnipäev, sügisel vanavanemate päev, kus me teeme koostööd mõne tehnikaklubiga ja ootame endale palju vanu ja nostalgilisi masinaid külla, et kõike seda siin suve jooksul näha siis saab.